mina olen Kellu ja täna on mul proovida tuumine seljanka, see on siis Põltsamaa supikogust ja kui me varem oleme harjunud, et supid on traditsiooniliselt klaaspurgis, keerad lahti, paned potti, paned veel sinna asju sisse, kui sa tahad, siis soojendad ära ja sööd, siis see on selline, lähen ostan, panen mikrouuni ja söön ära variant. Nii et siin ka kirjas kohe valmis söömiseks. Üks nagu miinus siin muidugi on, et ta on üleni plastikust. Aga noh, vaatame, siin öeldakse, et 2-3 minutit peab seda soojendama. Et kõigepealt siin videos näed sa siis kokkuvõtet sellest, mis sai selle topsi soojendamisest. Ja siis paneme sellele ka hinde ja korraldame väikese arutelu, mis sellest arvata. Head vaatamist! Täna on maitsmiseks selline seljanka. See on uus Põltsamaa selline pakend toredale seljanka supile. Ja neil on terve rida erinevaid siukseid toidukesi, mida ma kavatsen kõiki proovida. Ja see seljanka tegelikult jättis mulle väga positiivse mulje. Esiteks, et siin on kraami nagu sees. Ma siin siit pool ära, siin on natukene see vedelamaks läinud, aga siin on kartulit ja kurki ja neid oliive ja siis liha, täiesti normaalne selline vaheldus, selline tomatipastane, selline tüüpiline kohvikusupp. Selle kohvikusupi kohta täiesti ootuspärane ja isegi normaalse maitsega. Ja mina panin sinna täiesti maitsestamata kreeka jogurtit ja siis proovisin, kuidas on normaalne kõnusigi küll. Et 380 grammi just selline, oli 380, oli jah, just selline hea ports lõuna söömiseks, paned sinna paar viilu leiba ja niisugune hea kergikum täis. Aga millega tuleb kindlasti olla ettevaatlik on see, et siin, kui selle kaane lahti teed, siis selle kaane on väga korralik metallist ära tõmmatav gaas. See võib sul katki minna, võib tervenisti tulla. Aga siis saad selle, nähpud on selle värgiga koos, nii ära ennast ära määrid. Aga mis on mulle? Siin ümber on metalli äär ja kui sa selle paned mikrokasse, arva ära, mis juhtub. Praksuma ja paukuma hakkab, nii et ära oma masinat ära lõhu, ära seda sinna pane. Sul on vaja lisakaussi, kuhu oma supikest panna ja kui sa tahad seda järgi jätta, kui sul on väike kõht, nagu väikse naisterahval, siis sul on vaja lisatopsi normaalse kaanega. See ei püsi mitte kuskil, see loksub ja koliseb ja lisaks on siin veel augud ka sees, see on sesigi jätta. Nii et paar miinus selle topsi disainiga, lisaks on plastikust ja tänapäeval võin kõik plastikut vältida, seda vähendada. Nii et lisatopsi on sul vaja ja ma loodan, et tegelikult Põltsamaa teeb selle disaini varsti ringi, et see on juba kuskile. Võt nii. Aga muidu mine proovi, see on hea supp, mulle meeldis ja mina, kes ma nagu maitsete osas oma arust on pirtsakas, olen seal supiga rahul. No nii, aga julge hundirind on haaleid täis, nii et proovime. Siin on niisugune, kõigepealt siin on gaas pealt ära, mitte tulegi või? Väga lihtsalt tuli. Okei, õpetus on peal. Võta gaas ära, siis tõmba see ära. Pane gaas peale tagasi, pane mikrokasse ja siis pärast sega. No peaks olema lihtne küll. Vaatame, kas see lahti ka tuleb. Appi. Seljanka on selline, et hakkab täiega pritsima. No kuidas nüüd üks naisterahvas siis peaks selle lahti saama? Näh, väga hästi ei tulnud, ma pean minema trenni. Aga appi, ta pritsib täiega. Mis ma pean tegema nüüd? Nii, võtame siit abilise ja paneme selle supi siia. Hoogime selle lahti. Ta peaks tegelikult tulema ilusti. Pärast on kõik veel oranž. See on pike. Ops! Et kui sa kuskil seda sööma hakkad, siis sulle selliseks asjaks
valmis, et üks oled naisterahvast nagu mina. Ja, mul on rullpaberid kõrval. Näpud puhtaks, natuke läks siia välja poole ka. Nii. Esimene mulje on selline, et ta lõhnab täitsa seljankas, et ma ei tea, kas ta on veits rasvane. Vaatame, aga ta on nagu lõpuni, selle potsiku lõpuni seda suppi täis. Nii et koguse poolest petta sa siit ei saa. Aga nüüd teeme siis mikrokka proovima kohe tagasi. Ai, häda ja viletsus. Ma panin selle topsi koos kaanega mikrolaine ahju ja see hakkas kohe praksuma. Ma mõtlesin, et huvitav, mis nagu viga on. Ma võtsin ta mikrokast välja ja vaatasin, et siin selle topsi ümber on mingisugune metalläär ja see ei ole mitte selline, et ma ei saanud seda kätte, vaid see kuidagi vist omavahel ühildub selle metallist kaanega. See minust on õhuke metallikiht. Tundub mulle. Egastas praegu ma ei oska muud seletust sellele anda. Ta lihtsalt praksus. Ja ma võtsin selle topsi sealt välja ja panin siis omale kausi sisse väiksema koguse ja panin uuesti mikrokasse. Ta enam ei praksunud. Hiljem, ma panin selle minutiks, et võib-olla ma oleks pidanud vähem panema. Ta hakkas siis nagu mulisema või natuke praksuma, kui seal kuumaks läinud, aga see on teistmoodi praksumine. Nii et ma mõtlen praegu, et võib-olla panna seda topsi tegelikult mikrokasse äkki on ohtlik. Sest minu mõelest just seesama see metall ääreb siia ka. Ja kui me seda niimoodi nagu mikrokasse paneme, siis me rikume oma need ahjud ära, see nagu ei sobi kuidagi. Nii et head inimesed, ärge seda tehke. Nii, aga see selleks, see supp on endiselt veel natukene soe. Nii et proovime, kuidas maitseb ja ma peaks ütlema seljanka kiituseks ja üldse topsi kiituseks, et see on tõepoolest tummine, siin on asju piisavalt palju sees, see ei ole nurre, siin nagu, tundub nagu täitsa tavaline sükene kohvikusupp, hädisupp. Proovin seda siin pea süüa, sest ta nagu pritsib kangesti, pärast on kõik oranž. Täitsa kohviku seljanka. Ma mõtlen selle seda, et nagu see tomatikastaga tehtud, siin on lihasükikesed sees, siin on kartul, siin on kurk, oliivid, täiesti söödasupp. Nii aga mul oli kodus üks täiesti peaaegu tühi karp tavalist kreeka jogurtit ja mul on üks väikene tahtmine. Kreeka jogurt maitseb nagu see hapukoor. Paneksin siia peale siis hapukoort nii-öelda ja vaatame, kuidas ta siis maitseb. Nii. Katse 2. Okei, proovime. Üli hea ja kusjuures siia jäi piisavalt palju selle tummist kraami veel, et ma saaks teha endale 2 head portsu. Nii et ma arvan, et täiesti kohe söögi valmis supp ja täitsa arvestatava maitsega, et sükest suppi ma olen kohvikutest palju saanud. Nüüd mine tea, et võib-olla nad ongi põltsamaitsega sisse ostnud endale. Mõistlik, lihtne liha, mõnus hapukurk ja selline oliivid mind siin sees ei sega. Ma täitsa usuks, et kui ma terve selle topsi ära söön, näiteks mingi viilu või paar leiba sinna kõrvale, täiesti sööda. Väga hea. Ja ongi otsas. Esimene ports. Nii, aga ma koristan vahepeal laua ära ja siis vaatame, millest ta koostab.
ma jätsin meie staari ikkagi siia laua peale alles, et oleks põnev ja me teaks, millist jutt käib. Ja läksin vaatama siis seda Topsi infot siin. Ja siin on ilusasti kodulehel öeldud, et ta on kohe kasutamisvalmis, kvaliteetne ilma lisaaineteta ja praktiline portsjonipakend on ju, et ei ole vaja lisada vett, mis on tõsi, ega vaja ümber vallada ja valmis on ta 3 minutiga ja koristatud 3 sekundiga. Minul oli raske ja nagu ma mainisin, et siin on see metallläär alles ja kui mikrolainahju paned, siis ta teeb pauku sul ja ma arvan, et see peaks olema elementaarne, et see ei pane metalli mikrolainahju. Ja isegi siis, kui sa ei taha seda mikrokast soojendada, tahad muud pidi soojendada, siis ikkagi plastikuga seda teha ei saa. Et siit tuleb kindlasti üks miinus teadmine, mida kõrva taha jätta. Alati pane topsengi. See ei kõlba mikrolainahju ja tegelikult sa ei saa seda hiljem ka säilitada, sest siin on augud sees. Nii et sellise topsi jaoks sul on vaja tegelikult ikkagi lisaanumat, millest on kahju. Lisaks on see, et see on plastikust ja plastiku sees toitu hoiustada või soojendada. Sellest räägitakse ka erinevaid jutusid, et võib-olla peaks seda mitte tegema. Nii, ma loodan väga pärast seda topsi avastust, et see plastiktops on tegelikult soojendamis- ja kuumutamiskindel. Mõlemad nii see osa kui see osa, siin praegust ei ole ühtegi märget peal selle kohta. Nii et natuke murelikuks see mind teeb, aga muidu iseenesest kohviku toiduna väga normaalne. Tõesti, seal on palju asju sees, et sa ei saa mingit lurri või enamasti tomatipastat ja siis otsid mingit lihatükki sealt taga. Nii et väga hea, 380 grammi, ma arvan, piisav. Ja Eesti veiseliha, Eesti sealiha, tore. Okei, siis marineeritud kurk, suhkuräägikas, sinepupuper, tomatipasta, sütsuliha, sealiha, veiseliha, tarklis nii edasi. Ja selle portsjoni kohta siis saad 220 kilokalorit, mis on normaalne. Rasvad, süsivesikud, muud asjad tunduvad ka, et see tavalise seljanka moodi. Ja hinnaklass, neil sellel on natukene kõrgem, kui me vaatame. Et kui purk tavalist kodust seljankat on 2,89, ta on pool kilo, siis see topsikene siin on 380 grammi ja on seal, püsib seal selle poole liitrise supi lähedal. Need see mugavustoode on ja paneme suurema hinna. Siuke lugu. Aga muidu mina üllatusin positiivselt, et see on väga hea. Kõigepealt siis tervislikkus, kuna ma midagi pöörast siit ei leidnud. Tops, midagi. Supi enda sees midagi hullu ei olnud. Ja lähen tagasi siia. Sealiha, veiseliha. Normaalne, siin igast palju asju, supp on hea. Aga tops teeb selle asja nõmedaks, sellepärast, et see on plastik ja teisest küljest, et siin on metalliäär. Mis see teeb? Paneme supile 7, tervislikkuse mõttes. Sealt võtame punkte maast, paganama tops. Paneme 3. Mis olgu? Üldises mõttes läheb 3. Hind on normaalne, ta on natukene kallim, paneme hinnaks, paneme 5. Maitse on niisugune kohviku maitse. Mul endal tunne, et see on ka täilit, see on normaalne, natuke tomatipasta maitse juba 6. Ja siis väärtus. Väärtus saab ka 3, mis on niisuguse topsi sees, paned seda, siis ütled inimestele, et saab kohe süüa. Okei, aga nüüd arvutame kokku, vaatame, mis tulemuseks tuli. $4,8. Ma arvaks, et ta saaks kõrgema tulemuse, kui tal oleks
jätkusuutlik, kasutatav, kuidas iganes väljendada ennast hästi tops ja ilma selle metallhääleta. Kindlasti, see võiks olla nagu mingisugune tugev papist selline tops. Selline taaskasutatav mingi materjal, saad ära visata ja uuesti kasutada. Siin, ma ei tea, kas seda siin on küll nagu mingi ringluse märk, aga see ei ole nagu päris selline, ma ei tea, ma ei oska öelda. Ühesõnaga, ta ei toimi sellise siit söömise topsina. Ta toimiks siis, kui tal ei oleks seda plastikust äärt ja seda ma ikka ei leia viisi ära võtta. Siia taha nagu ei lähe. Nii et siuke lugu siis. Aga nüüd sa siis tead, mille pärast mul meeldib asju proovida videosid teha. Nii palju igasugune põnevad asju võib võtta juhtuda. Aga järgmine kord jälle varsti näeme ja siis juba uute asjadega. Tšau!